Tere ilusat neljapäeva õhtut sulle, hea Inspiratsiooniraamatukogu sõber ja tere tulemast Inspiratsiooniraamatukogu podcasti. Mina olen Kris. Täna räägime tööandja brändist natukene, räägime persooni brändist ja räägime ennast juhtivast inimesest ja kelle muuga kui ikka Signe Ventsliga. Signe on arengupartner ja koolitaja erinevate organisatsioonide meeskondadele ja ta on enam kui 15 aastat juba tegelenud nii inimeste kui ka meeskondade arendamise ja eristumise teemadega. Ja kui ma Signe kodulehekülge vaatasin, siis sealt kohe esimeselt lehelt jäi mulle silma üks tohutult huvitav lause, millega tuleb lihtsalt nõustuda, tahad või ei taha. Ja Signe ütleb, et tagasihoidlikkusega kahjuks kaugele ei jõua ja tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimeselt teadlikku eneseturundust. No võt, kui palju sina tegeled teadliku eneseturundusega? Aga see selleks, mõtiskle tänase tunni aja jooksul selle peale ja kuula samas ka meid. Tere, Signe! Tere, Kris! Aitäh, et tulid! Ja, tänud kutsumast ja põnevad teemad tunduvad olevat sul laual. No sina ise oled need teemad mulle siia laua peale andnud. Sa koolitadki, ma saan aru, peamiselt 3 teemal. Tööandja bränd, persooni bränd ja ennast juhtiv inimene. Ja, ma tahaks öelda tegelikult, et see persooni bränd ja ennast juhtiv inimene on osa tööandja brändingust nii-öelda. Ehk et ühe tõelise tööandja unistus on see, kui tema meeskonnaliikmed on tugeva ja teadliku persooni brändiga ja selle juures ka veel lisaks ennast juhtivad inimesed. Ehk et neid ei pea motiveerima, neid ei pea utsitama, nad võtavad ise otsuseid vastu, kaaluvad erinevaid võimalusi, on pidevas ühelt poolt nagu enesearengu aspektis ja tegelikult teavad ka oma sellist väga suurt miksi. Ma teeks selle kohta justkui tundub nagu ideaalne inimene, on ju? Jah, ma just tahtsin öelda, et läheb sinna ulmekirjanduse ja utoopia valdkonda. Ja. Aga eks muidugi ma tahangi öelda, et igas meeskonnas on alati neid inimesi, kes on justkui nagu seda nagu mõtteviisi elamas, aga kindlasti ongi see tänane meeskonnas olemine ja ühiskond loob meile väljakutsed sellel teekonnal, sellepärast nagu sa isegi tead, meil on telefon, mis laseb meil süveneda, meil on väga palju, väga nagu justkui nagu moodne on olla väga mitme töökoha peal või väga sul on väga palju tööd teha justkui, et see on multitaskid kogu aeg, et see on väga populaarne. Aga eks see ongi, see seab ühelt poolt selle ennastjuhtiva inimese ideestiku kogu aeg natuke nagu kaalukausi, natuke viltu nii-öelda. Ehk et jah. No mis asi see ennastjuhtiv inimene ikkagi selles mõttes on, et minu jaoks tundub, ma enam-vähem kujutan ette, et mis loom ta selline on, aga mulle tundub, et need kõik oskused või omadused peaksid olema justkui nagu kaasa sündinud. Nad on kaasasündinud küll kindlasti, aga eks nendega on see, et kui palju inimene teadlikult nendega tööd teeb, et kui palju sellist nagu arendusfookuses on. Sest et mulle hästi meeldib see, et inimesed, või mitte mulle just nagu ei meeldi see, et inimesed arvavad, et kui ma saan vanemaks ja targemaks, et siis ma muutun ka kuidagi moodi nagu kogenumaks ja kindlas valdkonnas tekib teadmisi juurde, on ju. Aga ega siis areng ei teki iseenesest, areng tekib siis, kui väga teadlikud ollakse teekonnal. Ja ma mõtlen ka ühelt poolt, mis on ennastjuhtiva inimese kõige suurem väljakutse on ikkagi see enesejuhtimine, et ma sean fookuse paika, olen sellel teekonnal, vahel kukun auku, on ju, siis ronin august välja ise ja olen sellel teekonnal ise enda motiveerija, et selles mõttes ma ühelt poolt natuke sarnaneb sellise nagu ettevõtjaga, aga sa ei pea olema sa võid olla ettevõtliku mõtteviisiga, sa ei pea ettevõtja olema selleks, on ju. Ehk et ma mõtleks selle uudishimulik maailma parandaja heas mõttes. Aga kui sa küsid ka, et mis on vahet, et miks on täna ettevõtjal vaja meeskonnas neid inimesi, kes on ennastjuhtiva inimesega, siis nendega on ilmselgelt lihtsam koostööd teha, tegelevad ise teadlikult iseenda arendamisega juba. Ehk et sul ettevõtjana või tööandjana ei jää nagu, sa ei pea nagu suruma inimesed, õppige või lugege tehke, et see nagu uudishimu elu ja oma valdkonna vastu on juba iseenesest nagu olemas. Aga kas see mitte osadele juhtide jaoks just ei ole vastupidi nagu keerulisem? Meil ju siiski on, ma saan aru, meil kogu juhtimisstiil on väga palju muutunud, on ka muutumas kindlasti edaspidi, aga me ei ole ju veel päris vabad sellest autokraatlikust juhtimisstiilist, kus isemõtlev inimene oli meeskonnas ikka täiesti õnnetus ja raske juhile.
jah, eks selle mõtteviisiga ma ikka kohtun ka aeg-ajalt, et ka need ettevõtliku mõtteviisiga inimesed ei ole tihti organisatsioonis väga populaarsed, aga mina ütleks selle kohta, et ma ei tea, kui mina satuks mõnda organisatsiooni töötama, kus mu juht ütleb, et Signe, ära õpi, ära loe liiga palju või ära üldse arva miskit, siis ma paneks sealt jooksujalu lihtsalt, jookseks minema lihtsalt. Seda ma mõtlengi, et see ongi ka tihtipeale ju kaasa sündinud. Noh, ma kirjutan sellele su viimasele statementile täiesti alla, mina nii tegingi, jooksin hästi ruttu ära, sest ei oska olla mõtlemata ja ei oskagi nagu elada niimoodi, et ma teen seda, mida kästakse ja siis 5. või mis iganes kuupäeval lihtsalt kummardan pangakonto poole ja ütlen, et see ongi kõik. Aga tead, mis sellega juhtub siis? Mina olen sarnast asja nagu natuke läbi elanud. See juhtub see tegelikult, et sina, kes sa oled ettevõtliku mõtteviisiga inimene, tahad maailma parandada, iseenda elu parandada, siis see juhtub see, et kui sinu ülemus tahab sind siis nagu alla suruda, et ära ole nii aktiivne, ära ole nii ettevõtlik, siis põhimõtteliselt mõtle, kui sul on üks lind, kellel on pikad tiivad, ta tiivad kärbitakse ära, ta pannakse elusas peas boksi puuri, kus ta tegelikult ei saa lennata, ta ei saa oma mõtteid avardada, siis sinuga juhtub ühes organisatsioonis täpselt samamoodi. Kas sealt on võimalik pärast nagu inimesel välja ka tulla? No on ikka, eks see võtab aega, selle enesekindluse, selle nagu maha lõigatud tiibade taastamine ikkagi sõltuvalt eks inimesest, kui kiire õppija või kui kiire nagu kohanejad on, aga see võtab aega kindlasti. Milles see ennastjuhtiva inimese koolitus sul nagu koosneb, et noh, uudishimu, ma ei kujuta ette, et me õpetame või koolitame uudishimulikku. Nii, nüüd teeme harjutuse. Alustame sellest, Kris, me alustame sellest, et me räägime eesmärkide seadmisest. Ja paraku ma arvan, et sa ise ka märkad ühiskonnas, et on mingi ports inimesi, kellel on eesmärgid olemas ja kellel ei ole eesmärke. Ja justkui nagu on märkad inimesed, kes elavad nagu ägedamat elu ja mõned nagu lihtsalt kuidagi kulgevad ja natuke kritiseerivad. Siis mina ütleks selle kohta, nii palju kui mina ise ennast teadlikult mäletan, olen ma alati olnud suur eesmärkide fänn ja ma arvan, et see on tulnud mul sellest, et ma hakkasin just noores peas sporti tegema ja kui sa sporti teed, siis sul on alati mingisugune eesmärk tulemuse näol, mingisuguse aja näol nii-öelda. No finiš on ju konkreetses kohas. Just on ju. Ja see on minu mõtteviisiks ja ma olen saanud selle eesmärgipärase mõtteviisi viljelemise eest ka väga palju nahutada heas mõttes inimeste käest. Signe, lõpeta ära, sina jälle oma eesmärkide jutuga ja pea olema eesmärke. Ja ma tahangi öelda, et kus see nagu murdekoht on, et me paneme eesmärgid paika ja siis on see, et me tohutult klammerdume selle eesmärgi nagu tulemuse nagu kätte justkui. Et me tegelikult peaks panema eesmärgi paika, asuma teekonnale, kasutama selleks, mina kasutan väga palju ka just, mida ma olen välja tootnud, olen iseenda bossi 100 päeva märkmiku ja mina ütlekski selle kohta, et sul on ka. Jah, selja tagasi. 100 päeva on kõige parem nagu meetod üldse eesmärkide poole liikuda ja kui sa suudad 100 päeva olla fookuses, teha iga päev oma kindlaid asju, siis ma ütleks selle kohta, et palun väga, ülejäänud aasta on tehta. Aga üldjuhul ma tean küll, kus see komistuskivi juba tekib, see tekib üldjuhul 2. kuu lõpus või 3. kuu alguses, kus tegelikult tekib motivatsioonilangus. Nii et mida võimalikult, sa paned eesmärk paika võimalikult lühikesele perioodile ja siis lihtsalt olla nagu julge ja teadlik oma päevade disainija, eks ma räägin siis sellest ka. Aga ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et mul ei ole vaja eesmärke, aga ma siiski ütleks, et tegelikult alateadlikud omavad eesmärke. Kas sa lähed õhtul poodi, sul on kohvi juba otsas, üldjuhul sa eelistad poest mingisugust kindlat kohvi marki, sul on eesmärk saada head kohvi, on ju. Nii et sa lähed taaskord, sul on mingisugune eesmärk või siis on see, et inimene ei armasta eesmärke, aga tal on tööandja, annab talle 28 puhkusepäeva, aga tal on eesmärk teha puhkusele neid asju. Ehk tegelikult me elame kogu aeg eesmärkidega, meie elu on nagu ümbritsetud ja seotud eesmärkidest. Nüüd on küsimus, et kas sa ütled endale peas, ma vihkan eesmärke või mõtled, ma tegelikult armastan eesmärke, kuidas sellest ideest omale paremat elu luua lihtsalt. Mina ütleks selle kohta, see on justkui nagu elu disainimise nagu ülihea võti.
Aga kas sina ei ole vahepeal saanud siis pihta selle tohutu moodsa vooluga, mis propageeris tohutult seda voogamist, et me lihtsalt nagu voogame eluga niimoodi mõnusalt kaasa? Eks ma olen ka ma olen ju selline oma isiksuse tüübilt selline tohutu piitsutaja olnud ja ma olen isiksuse tüübilt koleerik, jäär ja ma ei tea, mis kõik veel saab olla, on ju. Väga ilus kompott koos. et ma olen ka pigem on see tüüp, kes hästi palju endale eesmärke seab ja siis ma olen kukkunud ka sinna nagu sellesse nagu ämbrisse, et jään hästi kinni sellesse. Aga ja ma saan aru ka, et mida rohkem on sul ootusi selle kindla konkreetse eesmärgiga, seda kiiremini on võimalus omale stressi tekitada. Nii et eesmärk paika, teekond paika, protsess paika, see protsess peab olema mõnus flow, see flow aspekt ongi tähtis. Ja tihtipeale on nii, et me jõuame selle eesmärgi juurde, aga see eesmärk on moondunud. Ta ei ole enam üldse nii, nagu sa nagu visuaalis ette nägid. Nüüd on küsimus, kas sa märkad seda eesmärki saavutamist nii, nagu sa võiksid seda märgata või sa ütled tegelikult, et ma olen läbikukkuja ja ma seda eesmärgi kinni ei püüdnud. Et siin on nüüd see koht, kas sa oled teadlikult oma teekonnal eesmärkidega või mitte, aga mina ütlengi, et eesmärgi seadmise ja selle teekonna vahel peabki olema selline mõnusti minnalaskmise aspekt ja siis tekib see nagu energia, motivatsioon, hea olemine, sa tahad neid asju saavutada nii-öelda. Aga kui sa lähed nii, et eesmärk, ma pean, ma saan, ma olen täna tubli, ma olen homme tubli, sa oled raudselt kõhuli maas või kuu lõpuks põhimõtteliselt. See meenutab natukene esoteerikute seda juttu, et kui sa kosmilisest köögist tellid, et siis sa ei kutsu ju kelnerit kogu aeg tagasi ja küsid, kas ta juba keedab riisi ja kas ta juba valmistab parti, et sa lihtsalt ütlesid, et sa tahad parti ja see medium pluss. Aga see on hästi hea näide, see kelneri ja nagu teenindaja nagu aspekt, et kui sa lähed restorani või kohvikusse sööma, ma tellin endale pudru, cappuccino ja teen lõhja võileiva, üsna konkreetsed soovid, eks ole. Siis mulle inimene ütleb, aga ma ei armasta eesmärke, mulle ei meeldi elu eesmärkidega. No miks sa siis kohvikusse lähed, oled kindlalt menüüd tellima, et kunagi sa ütled, et tooge midagi head. Ja tooge midagi head ja üldjuhul ikkagi see, et mida rahulolevamalt sa nagu selle nagu eesmärgiga toimetad, tegelikult see pakub sulle ka seda rahulolu nagu oma tegemist ja mina võin täna öelda, et ma olen oma selle täna elu, kust ma nagu olen jõudnud. See on minu eelnevate unistamiste tegemiste tulemus puhtalt, täiesti. Ehk et ma olen ise endale disaininud täpselt sellise elu, nagu ma olen tahtnud. No siis sa peaksid ju väga rahul olema. Ja ma olengi rahul. Hoolimata sellest, et praegu novembrikuu vihma kallab, rahet kallab, mul on tõesti väga hea energia, väga mõnus on olla, nii et see on seda nagu tasakaalu ja selline rahulolu leidmise koht ja ma ei ole ka saavutanud kõik oma eesmärke nagu nipsti nagu tahab, et see võtab aega lihtsalt. Seda rohkem vist oskab, ma arvan, neid eesmärke ka hinnata pärast, et kui me saaksime kõiki asju väga kergekäeliselt kätte, siis inimloom kipub siuke olema, et ega me siis väga nagu tänulikud ei oskakski võib-olla olla. Ja me tahame ka inimestele sellist nagu lühemat teed alati minna, alati tahame lühemat teed minna. Selleks on tegelikult ülihea teada, kuidas meie peas aju töötab. Et meil on aju, kes tegelikult tahab hoida mugavustsoonis ja minu eesmärk on oma aju häkkida erinevate tegevuste, emotsioonide ja inimestega, saada aru tegelikult, mida ma tahan, kuidas ma tahan ja mis see mulle sobib üldse. Väga huvitav. See eesmärkide seadmise ja see inimeste vastumeelsus eesmärkide suhtes kuidagi korreleerub hästi ka selle müügiga. Et ma ei müü ja ma ei ole müüja ja mulle müük ei meeldi ja tegelikult me hakkame, issand, kõik lapsevanemad, kellel on lapsed kodus, teavad väga hästi, et nad peavad olema lihtsalt maailma parimad müügimehed, vastasel juhul müüvad lapsed neile kõik asjad maha. Seal ei ole mingisugust muud varianti, käibki kas ühte või teistpidi, et me kõik tegelikult ju müüme ennast kogu aeg. Kogu aeg, jah. Elu on üks suur müük ja mina ütleks selle kohta, et kui sa nagu suudad sellest suurest müügiprotsessis kas või teha endale 2-3 asja selgeks, et põhimõtted, siis tegelikult sul endal lihtsam ja sa naudid seda protsessi palju rohkem. Räägi mulle oma kogemusest, kas sul on vahel nagu koolitustel tagasisidest pärast tulnud välja ka, et mõnest inimesest lihtsalt ei olegi saanud ennast juhtivat inimest, et tee või tina, aga mitte kuskile ei juhi ennast? Eks selle ennast juhtiva inimese protsess on pikk ja ma tean, et ma olen alati suutnud mingisuguse muutuste lumepalli panna veerema,
aga ma ei tea kahjuks, kuna vaata ongi meeskonna koolitused siseselt ka nii-öelda, et nad jäävad sinna nagu natuke üksi nagu siplema, et ma ise oma kogukonda hoian nii-öelda nagu paremini kontaktis, et see sõltub hästi palju sellest, kui palju tegelikult on inimesel ikkagi vaja muutuda. Ehk et mulle meeldib see Jim Rohni tsitaat, et inimene muudab oma elu siis, kui tal on kas inspiratsiooni suures koguses või tal on siis nii-öelda kõhuli kukkunud porri, aga üldjuhul Eesti inimene muudab ennast ikkagi siis, kui ta on nagu kõhuli poris ja siis saab aru, et midagi enam teha ei saa nii-öelda. Et see on niisugune nagu, ma ütleks selle kohta, putse kokku panemine, vaata, panen ühe putsetüki kokku, tekib mingi uus taipamine, siis järgmine taipamine nii-öelda, jah. Miks see ennastjuhtiva inimese olemasolu meeskonnas on just meeskonna suhtes või meeskonna seisukohast oluline? Kuidas see seda meeskonna dünaamikat muudab või mida see nagu juhi jaoks tähendab? No ma toon sulle hea näite, et kui panna üks meeskond, üks projektijuhtimise meeskond, kes saab kokku korra kuus, annavad aru, mida keegi vahepeal teinud on ja siis näiteks on umbes pooled, kes ütlevad, tulevad koosolekule, et teate, mul on nii kiire olnud. Mul on lihtsalt nii kiire olnud, et ma ei ole jõudnud sellega tegeleda. Mis siis juhtub? Ülejäänud meeskond on kindlasti esialgu naeratavad, kui seda hakkab juhtuma teine ja kolmas kord, siis tegelikult on tagajalgade peal ja sealt tulebki nüüd mängu see ennastjuhtiva inimese ideestik, sest et ma ei tea täna ühtegi inimest, kellel pole kiire. Ja see kiire olemine, ma ikka alati oma koolitustel, persoonibrändi koolitustel just õpetan ka, et lõpetage see mul on kiire olemine rääkima, sest see on kõige hullem asi, mis üldse olla saab, sellepärast, et see ei ütle sinu kohta mitte grammi võrd ka, miks sul kiire on, mida sa üldse teed. Ja mul on mitmed tuttavad, kellel on nagu permanentselt kogu aeg kiire. Ma tunnen, mismoodi ma punastan praegu. Ja ma ei ole isegi nendele pakkunud teatud pilet, sellepärast et neil on kogu aeg kiire. Aga kui sa räägid inimesena, et sul on praegu käsil üks projekt, kus on sinu roll näiteks see lõpeb, ma ei tea, 2 kuu pärast või näiteks aasta pärast, et tõesti praegu on niisugune nagu projekti käivitamise periood ja kohe saab see läbi, siis saame kokku, lähme kohvikusse, mis iganes. Aga inimesel ei ole ka 365 päeva aastas kiire. See on mindseti küsimus lihtsalt. Ja see loob nii palju kuvandit inimese kohta. Nii et ja ehk, et sa saad ise ka aru, et kiire olemisel ja produktiivsusel on väga suur vahe. Väga suur, sellele ma kirjutan täiesti sünkroonis kahe käega alla. See absoluutselt hõivatus ja produktiivsus on 2 täiesti erinevad ja tihtipeale asetsevad nad erinevates lineaariotstes. Ehk et mõelda, kuidas selle mul on kiire asemel öelda 2-3 lauset või märksõna rohkem, mis annab aimu selle kohta, mis sa tegelikult teed. Mina, kes ma olen selle kommunikatsiooni vastuvõtja, siis saan aru, okei, Kris teeb mingit uut raamat näiteks, äkki võiks midagi muud pakkuda. Ehk et tegelikult sa nagu justkui annad välja informatsiooni enda kohta, mida keegi võib vajada, mida keegi võib kokku viia sinu informatsiooniga. Nii et see on see oskuslik kommunikatsiooni või turundajaga nagu tegevus. Jah. See on naljakas tegelikult, kui ma praegu mõtlen, siis me natukene nagu üle romantiseerime ühiskonnas. Üks asi on läbitöötamine, mis meil on hästi popp, kui ta on, või mitte läbi, või ületöötamine, et kui inimene on niisugune vaagub nagu sellise ületöötamise piiri peal, siis ta tundub nagu olevat nagu hästi tähtis. Ja siis, kui tal on ka kohutavalt kiire kogu aeg, siis ta tundub ka nagu olevat nagu hästi tähtis, et kas me püüame seda kuidagi siis nagu kasutada, et nagu enese võib-olla selliseks upitamiseks natuke või? Jah, eks me tahame natuke ühelt poolt seda kuvandit luua, aga see kuvand, mul on kiire, see tegelikult ei ütle sisu kohta mitte miskit nii-öelda, vaid pigem ikka mõelda, et mis on selle taga on nii-öelda ja kuidas seda teha teadlikult. Teine asi tõesti, loen just seda raamatut. Näed, panin siia nõudsid ka pähele ja ta ütleb väga hästi siin ka, et ma natuke nagu praegu nagu üldistan. Eduka inimese mõtteviis on see, kui ta oskab tööst vaba aega nautida, seda tööst vaba aega endale lubada. Ja see oli mulle ka nagu selline natuke häirekella moodi, et ikkagi see ehk, et kui me tahame olla efektiivsed tegutsejad esmaspäevast kuni reedeni või esmaspäevast kuni neljapäevani, kuidas kellelgi kokkulepe iseendaga on, siis seda rohkem tuleb võtta teadlikku aega tööst teistes valdkondades, sport, savivoolimine, teater, kino, et seda rõõmu oleks rohkem. Sealt tuleb, sest rõõmust tuleb see efektiivsuse pool nii-öelda.
No seda on muidugi viimase 2 aasta valguses päris tore rääkida, et tuleb ennast kuidagi lõdvaks lasta, et eriti nüüd, kus tõesti akna taga tuleb kogu 12 kuule iseloomulikke asju parasjagu viimast rahest ja lörtsist ja lumest mingisugust lävtisegu, eks ju. Et millised need näiteks sinu jaoks on need asjad, millega sa puhkad? Okei, see, et sa valmistud praegu üheks ebareaalseks asjaks, ma tean isiklikult, kui ebareaalne see on. Tähendab, mitte selles mõttes, et saavutus iseenesest on sinu jaoks väga reaalne. Aga mis seal veel on? Kuidas sa ennast nagu maha laed? No eks sport olegi number 1, ma ütleks selle kohta, et sport on mu kõige tugevam harjumus üldse. Ja kui mul on paha tuju, kui mul on energia madal, kui ma kirjutan artiklit näiteks ja mul kaob nagu mõte ära või nagu ei tule miskit sealt välja, klapp kinni, kohe sportima, traksid peale koerale, kohe metsa jalutama. Ja teine asi, kus mina nagu hästi laen ennast, on ikkagi see, et ma loen raamatuid. Tõesti, mul on praegu käsil 1, 2, 3, 6 raamatuga ma nagu paralleelselt teen tööd. Ja ma leidsin siit ühe õige koha üles ka sellest raamatust. Uuringud on tõestanud, et just uute kogemuste najal areneb meie aju, sest aktiveeruvad täiesti uued rajad, mis omakorda aitavad meil stressiseisundist välja jõuda. Nii et mina ütleks selle kohta ka, et kõike seda nagu palgatöötaja rollis, et sinu enda roll on hoida oma vaimset tervist, mitte su tööandja roll, vaid sinu enda roll. Me saame tegelikult nii palju ära teha, et tõesti jah, et sport, savi voolimine. Mulle muidugi meeldib ka see, et ma saan rääkida ägedate inimestega, kellel on ettevõtlik mõtteviis, kes on uudishimulik, kes loevad palju, kellega rääkida on nii põnev, et sul nagu tekib omal samal ajal 250 uut mõtet nii-öelda. Täpselt nagu meie äriklubi vaata. Nii et jah. Tuleme korra selle ennast juhtima. Ma oleks praegu ääre pealt öelnud ennast salgava täitsa lõpp, ma ei tea miks. Ennast juhtiva inimese juurde. Ta on oluline meeskonna sees, et tekiks sealt siis nii-öelda suurem sünergia ja ettevõttele suurem tulemuslikkus. Aga kui palju juhid, keskastme ja tippjuhid seda ennast juhtimist peavad õppima või saavad meil liidriteks nagu loomuldasa ennast juhtivad inimesed pigem? Tead, mina tegelikult olen tõesti ennastjuhtiva inimese koolitusi päris palju teinud viimasel ajal, kuna see teema on hästi fookuses ja mul on olnud rõõm ühelt poolt ja au näha neid juhte ka, kes ütlevad, et see teema on alati arengu aspektiks ja mul on täna just see teema, et ei ole juhid, kes alati kuidagi ideaalsed on, vaid eks see sõltub ka, keegi on juhiks saanud just, tal on vaja rohkem kuidagi nagu ennast nagu planeerimispaika saada, nii et ei, kohe kindlasti. Räägime korra fookusest, see käis siin ka 100 korda läbi ka selle märkmiku kujul. Sa ütlesid, et kuskil teise kuu lõpuks kipub meil fookus ja motivatsioon ära kaduma. Miks see nii on? Ära väsime või? Me väsime ära ja teine asi, kui me räägime klassikalisest eesmärgi seadmisest, et 1. jaanuar kuni 31. detsember peab olema eesmärk käes, siis mõtle, kui pikk see periood on, eks? Ja kõik, kes tahtsid võtta kaalust alla 1. jaanuaril, siis ma arvan, et sul märtsikuus issand jumal, detsembrini on vähemalt 8 kuud aega keskeltläbi, et küll ma jõuan veel, on ju. Nii et esiteks see tähtaeg on liiga pikk, ehk sellepärast on 100 päeva ülihea päev. Ja teine asi ka, et me läheme nagu eesmärkidega teele, meil on neid nii palju pandud, tihtipeale kas 3 kuni 5. Mina ütleks sellega, et kui me liigume 100 päeva fookuse intervallis, siis 2 eesmärki olla nendega nagu päris süvitsi tulemus tuleb kohe kindlasti. Ja ma ise olen seda ka ebaõnnestunud mitu korda, tahan olla võimekas supernaine, pannud 5 eesmärki paika ja siis tegelikult lõpuks ongi see, et sul kaob fookus reaalselt ära, sest seda on liiga palju. Et nii kui sul on üks väga selge fookus paigas eesmärgina ja võib-olla teine ka nende vahel on väga lihtne tööd teha ja teine asi ka, kui ma olen lahti mõtestanud selle nagu fookus taga oleva miksi, et miks see fookus või miks see eesmärk tähtis on.
3 korda küsi enda käest, miks see on tähtis, miks see on tähtis, no, miks Ironmanil osalemine mulle tähtis on. Nii, miks? Jah, palun. Tahan proovile panna iseennast 3 spordialal ja ma tahan aru saada, kuidas ma selles protsessis töötan isiksusena ehk et mida ma selle käigus uut õpin iseenda jaoks. Ehk ma tahan oma piire avada, oma minapilti tahan häkkida ja tahan saada aru, kuidas käib treenimine 3 spordialal korraga. Väga siuksed nagu kaalukad miksid juba on. Nii et see miks tuleb lahti mõtestada, siis tekib ka see fookuse nagu hoidmise koht kohe kindlasti. Ja siis, kui sul ongi eile õhtu kallas, ma ei tea, vihma või mis sealt tuli taevast alla, siis mõtled 10 korda, et kas ma lähen või ei lähe sportima, lähen või ei lähe. Aga siis meenub sulle tegelikult su enda miks ja see nagu ühelt poolt nagu ise endale antud lubadus nii-öelda ja sealt saab see asi nagu alguse. Ja siis ma mõtlen ka, et kui me inimestega teeme need meeskonnakoolitusi, et me oleme ülitublid inimestena, kirjutame tööandjale lepingule alla, käin 8 korda või 5 korda päevas nädalas käin tööl, 40 tundi. Ja siis, kui me paneme nagu endale märkmiku kirja, et mul on näiteks 2 eesmärki järgmiseks 3 kuuks, siis juba, ma ei tea, esimese kuu lõpus poole peal tahaks kaubelda. Ma täna ikkagi ei lähe sportima või ma täna ei hakka lugema, sellepärast, et mul täna pole piisavalt hea tuju või täna pole piisavalt inspiratsiooni. Et miks me nagu oma tööandjale tahame olla nagu paremat kuidagi kui iseenda elu disainides? Kas sulle ei tundu kuidagi see imelik või? Tundub küll praegu, kui sa niimoodi ütled, et tundub ikka täitsa kohe selline... Piinlik on koheks. Jah, olge ausad. Iseenda kokkulepped, iseenda heaolu kipume alati ise edasi lükkama või tulevikku lükkama. Äkki me iseendale oskame kõige paremini mingisuguseid põhjendusi leiutada. Ja vahel ma olen ikkagi neid nagu selliseid nagu põhjendusi või vabandusi kirjutanud ka üles, siis pane paberi peale need kirja, et tunduvad lihtsalt naeruväärsed. Nagu tõesti, et see on väga hea mõte. Kirjuta üles see paber, see klassikaline valge A4 paber ja pliiats on kõige paremad coach'id su elus üldse, mis olla saavad. Kui sul on hirm, kui sul on probleem, kirjuta paberi peale üles. Mul on näiteks selle tegevusega see hirm. Ja vaata, kuidas see hirm paberi peal välja näeb. Hoopis ta lahustub palju kiiremini kui sul peas. Oled sa teinud ka nii või? Oled sa teinud ka pöörde? Mina kasutan väga palju. Ma kirjutan, et mul on täna näiteks mingi X teema, mis on probleem, mis on vaja lahendamist. Ma kirjutan selle probleemi nagu tükkidena välja. Et kuidas see nagu minu peas näeb. Ja kui ma olen saanud selle peast välja kirjutada, siis mul hakkavad nagu kuidagi mõtted nagu hoopis teistmoodi settima ja tekib väga palju lahendusi kohe juurde. Et valge A4 meetod on seda kohta öeldakse. Mul on muidugi märkmik, ma kirjutan oma asju märkmiku üles. Nii et selles mõttes. Ja vahel ma loen tagantjärgi neid selliseid otakaid mõtteid, issakene, kuidas ma üldse sain niimoodi mõelda. Et see on niisugune nagu ise endale coach'iks olemine. Nii et 2-3 eesmärki sa ütled? Ja ma ütleks, et 3 kuu, me räägime 100 päevast, siis 2 selget fookust või 2 selget eesmärki on juba väga hästi. Nii et multitasking ei tööta ka selle koha pealt mitte kuidagi? Ei tööta. Ma annan siit ühe hästi raamatu soovituse. Raamat nimega Süvenemine. See on Co Newporti raamat, inglise keeles kõlab see nii, on see pealkiri Deep Work. Selle võiks lugeda iga eestlane läbi või iga inimene lugeda läbi. Kas ta on eesti keeles ka olemas või? Ja, ta on eesti keeles raamatu nimega Süvenemine ja inglise keeles on ta Deep Work ja selles mõttes ta annab kätte, miks inimesed tulemusi ei saavuta oma elus ajajuhtimises, sest me ei suuda süveneda. Ja ma ise märkan ka ikkagi, et see süvenemine on väljakutseks. Telefon tiriseb, keegi chatib kuskil, aga ma olen ka väga palju nagu muutnud. Mul ei ole täna üldse telefonis, ei tule ühtegi notification'it. Mina ise lähen Facebooki chati vaatama, kui mul on aega selleks. Aga ikkagi see, et olla nagu ühe tegevuse juures tund-poolteist, kus sa tegelikult lähed päritsi teemast süvitsi, see on väljakutse. Ja sealt tegelikult, kui sa suudad nii palju seda nagu iseendas arendada, siis sealt tekib tulemuse koht kohe kindlasti. See kõlab nagu me enam-vähem kõik oleksime aktiivsust tähelepanu häirega. Eks me olemegi. Ma ise vaatan küll, et ülilihtne või nagu ehk aju kogu aeg tahab nagu seda kiiremat asja või mõnusamat asja lahendada vaata. Ma ise just märkasin ka, kirjutasin reedel ühte artiklit ja natuke läks nagu raskeks kuidagi, nagu läks kõik mõte läks sassi. Ja
ja siis vaatan oma koera, vaatan, tal saba liputab, eks ole, ta väike tahab õue vist on ju, noh, õue, noh, siis läksin, käisin, ma ei tegin tassi teed ja kõik hakkas selle otsast pihta, on ju, noh, et mida ma tegin? Selleks, et tulla teemasse tagasi, selleks läheb umbes 25 minutit aega. No, ja siis inimene, ma ei tea, kus mul aeg läheb, mul on vaja mingisugust, ma ei tea, imeasjade aega juurde osta, on ju. Pole küsimus aja juhtimises, küsimus on lihtsalt süvenemise nagu mahus, kui palju, kui suured plokid ja nii edasi. Et sellest räägib Rangan tegelikult, Rangan Chatterjee oma esimeses raamatus Tervise 4 tugisammast päris palju, et kuidas seda süvenemist ja mis õhtul teha selleks, et sa järgmine päev suudaksid sellest ja järjest paremini sellest nii-öelda mürast sõltumatult hakkama saada oma töödega. Rangan räägib siin ka, et planeeri oma aega, et mulle nagu pärast väga-väga meeldib tema see mõte siin, et ta nagu mitme mõttega siin nagu ja ta räägib ka sellest nagu eesmärgi nagu fookusest, et ilmselt on eesmärk on ju ja siis läheb asi elu palju lihtsamaks, nii et jah. Eks see ongi tegelikult niimoodi, et ega me ikkagi, kui me ikkagi ei tea, kuhu me läheme, siis on väga keeruline kohale jõuda. Ta räägib sellest, et kui sul on paat, vaata. Ja noh, kui sul pole nagu lõpuks paadil aerusid, et kuidas sa liigud kuhugi poole, on ju. See on minu meelest üldse elu puhul nagu niivõrd hea selline võrdlusmetafoor, see ilma aerudeta paat. Ja mul on niisugune tunne vahel, et ega vist enamus inimesi lasevadki ookeani peal oma ilma aerudeta paadita. Ja see on ka üks ennastjuhtiva inimese ideestiku osa, et ennastjuhtiva inimesel on alati eesmärgid. See ei pea olema mingi miljonääriks saamine või mingisuguse ettevõtte ülesloomine, vaid alati väiksed eesmärgid. Ja ma ütlen sulle ka, eesmärkidega inimesed on südikamad, nendega on palju põnevam rääkida, nendel on mingi ambitsioonikus, tahe olla iga päev parem kuidagi iseendast. Et see on tohutult põnev, selle järgi on nii hästi näha inimesi kuidagi nagu nende mõttemaailma, see tagumist osa kõike. Ja. Kui palju see käib persoonibrändi alla, kui palju see selline eesmärgipärane tegutsemine ja selline asi just selle persoonibrändi osa on? No mõtleks sellega, et eks selle ennastjuhtiva inimese tegutsemise põhimõtteks sa loodki endast kuvandi. Ja see kuvand on nüüd see, et kas sul on kogu aeg kiire või siis on see, et sul tegelikult on kiire, aga sa teed neid kindlaid asju, sest sul on paika pandud eesmärgid ja läbi selle sa oskad sellega väga selgelt välja kommunikeerida. Sest täna ma näen ühiskonnas väga palju oma valdkonna spetsialiste, kes on justkui nagu väga tegusad ja tublida, aga ta ei oska seda kuidagi moodi välja näidata. Siis ma olen ju täitsa tavaline inimene, mis nüüd mina siin on ju? Aga sul on see raamaturiiulis üks raamat, Teed kõnelemise kunst. Ja. See on teine raamat, mida ma ütleks selle kohta, et iga inimene võiks seda läbi lugeda, näita seda. Ja seal ta ütleb, et igasugune maailma muutev lugu on saanud alguse sellest, et keegi on rääkinud lugu. Ehk et kui sa oled oma valdkonna ekspert, siis tuleb alati mõelda, kas keegi võiks sellest minu tegemisest, minu märkamisest, taipamisest veel saada nagu osa, mida see maailmas siis muudaks. Ja meil praegu ongi nii, et need, kes täna siis ühelt poolt on oma valdkonna väga head spetsialistid, on justkui nagu kuskil peabti liiva alla ja need, kellel siis midagi öelda ei ole, mängivad siis sotsiaalmeedias nagu maailma tarka, parandavad siin arstiteadust ja kõike muud asju veel juurde. Nii et võiks julgelt neid häid eksperte igas valdkonnas teadlikumalt kommunikatsioonis näha. Millest see persoonibränd veel koosneb? See ei ole ju see, et üks on heleda poisipeaga, teine on tumeda poisipeaga. See ongi kogu. See on tõesti nii, et persoonibrändi koha pealt üks selline müüt on kohe, et ma ju ei ole mingisugune sotsiaalmeedia guru. Sa ei saagi sotsiaalmeedia guru ennem olla, kui sa üldse ei tea, kes sa tegelikult oled. Ehk et see algabki sellest ühelt poolt sellisest nagu sisemisest sisekaemusest. Ehk et auditist, et võtta kokku oma väärtused, oma spetsialiseerumine, oma oskused, oma saavutused. Ja kui ma küsin inimeste käest meeskonnakoolitusi tehes, et mis on su, ütle mulle 3 oma väga head tugevust, siis valdkonna tippjuhid, kes teevad innovatsiooni ja juhivad miljonilisi projekte, ütlevad, ma võib-olla vist äkki oskan programmeerida. Eks sinna vähemalt umbes 5 tingivat sõna ette. Nii et see on see meie selline nagu taust. Nii et ja kuidas nüüd see... Kahtlev kõneviis. Kahtlev kõneviis kuubis, ma ütleks selle kohta. Ehk et kuidas nüüd see selline nagu
oma valdkonna spetsialiseerumine siis nähtavaks teha. Alles kõige viimane etapp persoonibrändis on see, kuidas sinust teada saadakse. Aga kõik enne seda on puhas selline nagu sisetöö nii-öelda. Selle kohta võiks öelda nagu SWOT-analüüs, tugevused, nõrkused, ohud ja mis on arenguaspektid ja siis alles me jõuame selle turundamise juurde. Turundamine tõesti on kaunid prillid, sotsiaalmeedia, veebileht, visiitkaardid, kõik see, mis käib nii-öelda välise kuvandi juurde. Jäämäe. Jah, just. Nii et ühelt poolt on sisemine pool ja väline pool, aga tuleb alati alustada sisemisest poolest, sest muidu on see, et sa oledki klassikaline müügimees, kes muudkui müüb, aga ei vaata ega kuula, kellele ta müüb ja mida ta müüb üldse. Kes üldse peaksid persoonibrändi peale mõtlema? Kas jookseb see piir ka kuskilt, et võtta alates, ma ei tea, millest siis ma ei oskagi seda piiri kuskile panna. Piir jookseb täpselt sealt, et kui sul on vähegi ambitsioonikust ja soov oma karjääri või ütleme nagu elu disainida, siis ma ütleks selle kohta, et on iga inimese väike nagu pärusmaa, kus ta võiks mõelda oma kuvandi peale, kuidas see välja paistab. Ja loomulikult täna ei saa enam üle ega ümber juhtide ja meeskonnajuhtide persoonibrändi, sest sealt tuleb justkui nagu ametlikult juba nagu ametijuhendiga see kaasa. Ja meil on täna Eestis väga palju häid juhte, kellest ei kuule, ei näe miskit ja persoonibrändi arendamise sihtrühm. Number 1 oled sa ise. Ehk sa tegelikult täpselt tead, mida sa tahad üldse elult, mis on sinu kompetentsi valdkonnad, kuidas meeskond siit paremini mõista võiks. Ja kuidas saaksid oma valdkonnas nii-öelda nähtavust luua oma tööandjale, oma valdkonna, oma brändile, oma teenuse tootebrändile, mis iganes nii-öelda. Ja see ei pea olema selline nagu igapäev sotsiaalmeedias olemine. Kuvandid saab luua väga erinevate nagu nägemuste järgi või lähenemisviiside järgi. Kus selle persoonibrändi peegel asub? Üks peegel, kõige suurem peegel on muidugi meedia, aga seal on ka ikka selles mõttes, et tihtipeale tõega ei ole seal suurt midagi pistmist. Aga kus see nii-öelda ehe, autentne persoonibrändi peegel võiks asuda, kui näiteks inimene tahab teada, et okei, mis mu kuvand siis hetkel on? No minu selline hea harjutus alati inimestele on see, et võta oma 3 töökaaslast, oma 3 head lähedast sõpra ja 3 head koostööpartnerit ja küsi nende käest, mis on need 3 märksõna, millega sa mind iseloomustaksid ja mis need tavaliselt on. Ehk tegelikult sealt saad kätte sellise nagu auditi poole, ehk selle esmase kuvandi poole, kas see läheb kokku sellega, kuidas sina ise enda 3 märksõna paberi peale kirja panid. Proovi, Kris. Mitu ma tahtsin klomp kurgust küsida, et mitu protsenti inimestest ütleb sulle yeah right, Signe, päris ma kirjutan. Ja ma ütlen selle kohta, et tuleb küsida nende inimeste käest, kes julgevad öelda ja kes tegelikult teavad su kohta. Ja ma tahaks öelda, et igal inimesel on olemas need sõbrad, kes tegelikult julgevad öelda ka ausalt. Ja võib alati küsida niimoodi, et mis on 3 märksõna ja mis on 3 minu arengu kohta, kui sa mõtled minuga ja minuga tehtud koostööle. Et arengu kohta ongi justkui sellise nagu pisikese nagu arengu aspektiga, mida ma võiksin paremaks lihvida. Konstruktiivne tagasiside. Just. Aga kõik inimesed ei julge seda teha, nii et see on nagu alati natuke tahab nagu settimist saada. Aga kui palju sa oled näinud seda, või tähendab õigemini sinu kogemuse põhjal, kui hea arusaam meil oma minapildist ja sellest persoonibrändi kuvandist tegelikult on? Kui palju sa oled näinud, et inimesed nagu tõesti üllatuvad? Miks ma seda küsin? Taust on lihtsalt praegu kõik, mis meil sotsiaalmeedias toimub, kõik on kõikide teaduste doktorid ja täiesti õigustatult arvavad, et nad on selle kõik MBA-d ja ma ei tea, mis asjad igalt poolt doktorantuurid kokku korjanud ja tegelikult me näeme, et see väljapoole üldse tegelikult nii ei kaja. Kui palju me üllatume sellest, mis me teada saame? No eks see on ühelt poolt iga inimese enda nagu sisemises teadmises nii-öelda, aga mina tahan öelda, et pigem, et ei maksa sellist sotsiaalmeediat alati usaldada
ja mu soovitus on see, et su sotsiaalmeedia peaks kajastama autentset minapilti ehk et see offline ja online pool peaks olema kooskõlas. Aga meil on justkui nagu see online pool seal sotsiaalmeedia poole peal on nii filigraanselt paika loksutatud. Ja tegelikult ma näen isegi sellist asja, kus inimese välimus ei vasta sellele, kes ta päriselus on. Nii et üles löödud pildid, kaunid pintsakud, uhked meigid ja tihtipeale vaatab vastu sulle just närtsinud lilleka või mis iganes. Nii et pigem see autentsuse märksõna, persoonibrändi arendamise vundament märksõna on autentsus, ehk sa pead olema autentne ja julgema olema ka autentne, sest et ega mina ei ole ka kogu aeg mingisugune särav naeratav Signe, mul on ka madalaid hetki ja madalaid energiaseise, nii et selles mõttes ja ma näitan ka oma Instagrami kontol seda välja, et ma kuidagi ei varja seda. Minu meelest Eesti lugupeetud väikeses rahvavabariigis selline klantsitud ja väga tehtud läbi filtrite, tõesti see kaanepilt tegelikult, see on väga lühikese süütenööriga asi, sest meid on nii vähe. Me jääme nagu anyways vahele. Ja me jääme nii vahele ja ma täna tean mitut ka sellist nagu oma valdkonnas nagu head koolitajadki, kes figureerivad erinevatel lehtedel. Ja ei vasta, teine variant, mida nad tehakse päris palju, on ikkagi see, et pannakse endas pilt, kus ta on 10 aastat nooremana, aga 10 aastat tagasi olev Signe näeb hoopis teistmoodi välja kui 10 aastat tagasi või praegune Signe, nii et see on see ka nagu julgus siis olla iseenda minapildiga. Ehk tegelikult see saab lõpuks baseerub selle peale, kuidas sa iseendaga suhtled, mis on sinu minapilt ja kuidas sa iseendaga räägid. Natukene vist tiba seda enesearmastust ka sinna juurde, et kas sa oled rahul sellega ja eneseväärtustamist, et kas sa oled rahul selle Signe või selle Krisiga, kes just täna hommikul sulle peeglist otsa vaatavad. Miks ma peaks nagu andma vale kuvandi sellest, kui ma tegelikult ei näe seesugune enam välja, et mul on tulnud mõni kortsuke juurde või mõni naerupurruke või mis iganes. Nii et see on täiesti okei. Ja ma ei tea ühtegi inimest, kes nooremaks läheks kuidagi. Okei, mõned lähevad ja tõesti mõned lähevad. Tuleb meelde. Mõned lähevad või? Mina vist ei tea. Ma millestki ilma jäänud, pärast räägime, ma küsin. Välimuselt nooremaks minemise vastu ei ole mul midagi peas, et kõik kogemused, mis ajude vahele ja südamesse on ja hinge on tulnud, et neid ära ei võetaks. Just. See on oluline. Räägime raamatutest, üks väga oluline enesearengu osa ja mul on tohutult hea meel alati kaaskannataja raamatukoiga rääkida, et sa ka sööd neid hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Mul on just hästi põnev, et me rääkisime iluteemadel, siis ma lugesin muidugi seda raamatut, ostsin sinu käest, mulle väga täitsa kohe meeldib see, kõnetab päris mitut teemat, aga ühelt poolt nagu ma tehaks neid asju. Ja. Aga ma saan öelda, et ma ei ela veel seda eluviisi ja senikaua inimene ei ela, siis senikaua tulebki neid raamatud lugeda, punkt. Et ma just tahtsin öelda, et need mõlemad Rangani raamatud, Tervise 4 tugisammast ka, mis sul on varemast ajast olemas, need on sellised väga head koha kätte näitajad, kas sa oled filosoof või sa oled juba meister. Nii et kas siis tema üks küsimus, mis ta küsib siit ka seda, et mis on kolm kõige olulisemat asja, mida päeva jooksul kavatsed ära teha? Ülilihtne küsimus, 3 asja, that's it. Aga iluteemadest rääkides, siis tõesti mu üks viimase iluteemad lemmikuid oli see anti-aging. Pöördeline teekond särava noorusliku nahani. Ta räägib sellest, et kuidas ikkagi läbi toidulisandite ja teadliku toitumise, õigem suhtumise mõtteviisi saab ennast noorendada ja mulle väga see meeldis ja ta ütleb, et soolestik on su teine aju. Nii et see mulle väga meeldis, ma väga soovitan seda lugeda. Siis mul on olemas, kuna ma olen suur spordifänn, siis ma loen praegu ka õhtuti Andrea Kassi raamatut Avatult. Ta räägib sellest, kuidas ta vihkab tennist ja siis mõtlesin, kuidas see on võimalik, et üks meesterahvas, kes on maailma tipp olnud, vihkab tennist, aga see tuleb üsna kenasti välja. Nii et ja teine asi, mis tuleb hästi välja, et me tahame kõik saavutada elus eesmärke, mingid ägedaid asju korda saata, teha ettevõtlust, tahame nagu edukaks saada. Kui palju tööd tegelikult nõuab üks kuldmedal või mingisugune medal või mingisugune saavutus nii-öelda, aga me ei ole justkui nagu valmis tegema neid selliseid töötunde, mida üks eesmärk tegelikult meilt eeldab, nii et see mõte.
Siis mul on olemas ka veel üks raamat, mida ma ka niimoodi nagu aeg-ajalt hommikuti loen, kui mul on hommikuti meditatsiooni nagu hetke või lugemise hetk, siis ma loen sellist raamatut nagu Get Rich Lucky Bitch, nagu raha mindseti raamat, üks naisterahva kirjutatud. Deniss on see naisterahvas ja ta väga vahvalt räägib lahti selle raha nagu mõtteviisi ja kuidas sellega käituda võiks, mis on need piiravad uskumused meie peas. Nii et humoorikalt kirjutab, on natuke ameerikalik, aga ma ütleks selle kohta, Ameerika naistelt on meil väga palju õppida. Jaa, absoluutselt. Muuseas, raha uskumustest eelmisel nädalal oli mul väga põnev podcast Simon Peter Rosenbergiga ja tema ütles, et me jõudsime selleni, et raha on justkui nagu thank you note selle eest, mis sa oled endale saanud. Mulle tundus see nii äge mõte. Ja mina ka kuidagi see raha teema on oluline teema ja tegelikult see saab alguse siit kahe kõrva vahel peast, kuidas seda nagu ideestik, aga mina olen ka protsessis selle teemaga veel nii-öelda, et võib-olla natuke enne see väärtustamist veel juurde luua. Ja huvitav, et meil ikkagi on nagu eestlastel just tohutult palju nagu pusserdamist selle rahaenergia teemaga. Et jaa, kindlasti. Ja siin mul on kaks raamatut, mida saatis mulle Pegasus just hiljuti. Üks on Mina pildiraamat. Mõtlemine muudab elu. Siin on kuskil. Just sul oli ka see olemas. Ja siis katkenud sidemed, et ma kavatsen ka üsna peatselt lugema hakata. Nii et mul on praegu tõesti käsil 6 raamatut ja mina loen tõesti mitut raamatut korraga. Mina ei tea, kas see on mingisugune kiiks või on see mingisugune normaalsus, aga igal hetkel nagu erinev asi. Minul on täpselt samamoodi, minul on hommikuraamatud on sellised, mis peavad andma mulle natukene nagu inspiratsiooni. Hetkel loen sükest asja nagu The Art of People, väga jälle vaatame, me oleme ühest lastekodust. ja õhtul tahan jälle sükest midagi natukene nagu rahulikumat, mis maha rahustab nii-öelda. Maha rahustab, jah. Aga mis raamatuid üldse üks ennast juhtiv inimene, mis aitab meil, ma tean, ma suunan sind kohe ühe konkreetse raamatu peale, mis ta hommikuti teha. Et räägin imeda hommikust, sina oled seda teinud, mina teen seda taas jälle üle pika aja hommikuti. Mis sinul selle raamatuga tekkis? No minul tekkis see, et ma olin õhtuinimene ja ma käisin selle mantraga ringi nagu aastasse ja mõtlesin, et unustage ära oma hommikud. Ja ma sain ettevõtjaks ja minu jõudis siis Imede hommikuraamat. Ma võtsin selle kätte niimoodi suure eelarvamusega, pissin oma ego taskusse, lugesin läbi, mõtlesin, et täitsa põnev värk, hakkasin proovima. Ja proovisin, et täna siis on nii, et ärkan mina varem üles. Ma ei tee kogu aeg imelist hommikut, aga mu keskmine ärkamine ikkagi siis on, et ideaalis on mu kell 5:50 või siis kell 6, et mul jääks umbes tund, et 15 aega iseendani, kui keegi tuleb pereliikmetest trepist alleks. Et ma tõesti olen olnud õhtuinimene, kergin öösel oma magistritööd, kõik klappis väga hästi. Aga mis on nüüd vahet olla õhtu või hommiku inimene, siis vahe ongi see, et hommikul pole sul mitte ühtegi mõtet peas ja tulevad sinu seest välja need sinu päris südame soovid, sinu päris taipamised, uued mõtted. Nii et seal on väga suur vahe, kas sa paned asju kirja õhtul, kui sul on 250 000 mõtet juba peast läbi käinud või sa teed seda hommikul ära. Nii et imeline hommik on minu elu muutnud. Ja ma väga-väga soovitan ja see ei ole nii, et ma ükskord proovisin, et mulle ei sobi see võtab aega, lubage endale seda aega, võtke seda aega. Mina kaklesin, mul jäi hästi pikk vahe imede hommiku uuesti tegema hakkamisele, sest ma ei leidnud hommikus seda aega, sest ma tõusen niigi kell 6 ja tõusta kell 5, tähendab sellesse klubisse. Tänan, ma arvan, et võib-olla järgmises elus proovin, aga selles elus ma kella 5 hommiku klubis olla ei tahaks. Ja mina leidsin enda selle, et kuna ma nii olen hommikul paduunine, siis ma lihtsalt tulen töö juurde, tulen kontorisse ja siin on minu imede hommik pärast seda, kui ma olen lapsed pannud kooli juures maha ja autopiloodiga kontorisse sõitnud. Et enam-vähem tegelikult suhtkot sama teeb välja. Kas on sul veel mõni raamat, mida sa ütled, et mis kindlasti on nagu oluline inimesel lugeda? No kui me räägime sellest ennastjuhtivast inimesest, siis ma tean, see raamat on ka riiuli peal olemas, see on 15 hindamatut kasvuseadust. Jah, John Maxwell.
ja et see on, millest võiks ka tegelikult alustada. Seal Maxwell toob lahti need 8 lõksu, kuhu inimesed takerduvad. Ma pole piisavalt hea, mul pole piisavalt inspiratsiooni. Mari on targem kui Kati on ju. Et sealt sai ka minu nagu vabanduste jada otsa ja teistmoodi käituma ja mõtlema, et Maxwell on mind väga palju muutnud ja mõjutanud ja ma väga palju ka tegelikult oma koolitusmaterjalides Maxwelli kasutan. Et ma olen suur Maxwelli austaja. No ta on ka tõsine guru. On, ta on tõesti leadershipi guru. Jah, on. No võt siis meie tund aega raamatute ja asjadega, issand, jubegi, tahtsin su käest seda küsida. Minu selja taga on sinu 2 märknikku, üks on 100 päeva fookus, teine on olen iseenda boss. Ütle mulle palun, kumba võtta? Mina ütleks selle kohta, et kui sa oled algaja, eesmärgi sead ja ennastjuhtiv inimene, siis proovi algust teha seal 100 päevaga. Et kui sa saad olla nagu 100 päeva tõesti nagu fookuses ja proovi seda minapilti häkkida nädala kaupa, päeva kaupa. Ja kui see on juba nagu kuidagi nagu kätte ja nagu harjumuseks saanud, siis võta see teine, kus siis on nagu lehti aasta jagu ja juba saad nagu kindla metoodika alusel siis töötada. Nii et ja ütleme, sa olen iseenda bossi eesmärkmiku üks eesmärke on ka see, et sa oleksid nagu fookuses oma tööde tegemistega. Aga teine aspekt on see, et võtta väga teadlikult aega iseenda arengule, harjumustele, mõttepausile, sportlikule aktiivsusele ja lihtsalt võtta 10 minutit molutamise hetke aknast välja. Et ka see on tähtis ja juua 8 klaasi vett päevas. Nii et me tahame olla efektiivsed, tuleb teha väga teadlikku tööd iseendaga enesearengu koha pealt. Nii et see, et su brändi nimi siin peal on olen iseenda boss, ei tähenda seda, see ei viita ettevõtjaks või äraomanikuks olemise, see tähendabki seda, et mina juhin iseennast. Just, ja sina oled iseenda elu disainer ja viimane aeg on võtta see juhtimine iseenda kätesse ja küsida, mida ma tegelikult tahan ja milline võiks olla minu ideaalne elu. Kas sa oled unistaja? Olen. Unistamine on tasuta ju. Veel oli. No, jumala kihvt. Lähed lihtsalt metsa või jalutama, lihtsalt unistad, et missugune see võiks olla. Missugune võiks olla minu elu 10 aasta pärast. Nii äge. Kui tihti sa teed sellist 10 aasta pärast asja, kui palju sul see muutuvad? Kas sul ei teki vahel selline tunne, et redel on käes ja muudkui paned vastu ühte seina, vastu teist seina, vastu 3. seina ja tegelikult terve elu ainult. 10 aastaga on keeruline mängida, aga 5 aasta blokis võib mängida küll, et teistpidi mõtted. Alles ma mäletan, me olime nagu see kevadine koroona lõks oli ja praegu on juba nagu aasta läbi saamas, on järgmine koroona lõks nii-öelda ja see aasta on läinud nagu täiesti kiiresti mööda. Nii et 5 aastat on tegelikult pole mitte miskit, aga eks muidugi on nagu raske seda tabada, aga siiski mingisugused nagu intervallid tegevuste mõttes või sellist nagu iseenda saavutuste mõttes on mul alati olemas ja mina alati defineerin ka oma edu ise, et ma üritan võimalikult vähe mõelda või võtta neid nagu selliseid väliseid edustandardeid, et sa oled siis edukas, kui sul on 10 000 eurot palk või sul on auto või sul on mees ja poiss ja tüdruk on lastena ja koer ja kass ka on. Et mina nagu olen nagu kriteeriumi kuidagi iseenda jaoks, panen paika eesmärgi ja mõtlen, kuidas see minu edu selles kategoorias välja võiks näha. Sellega on väga ilus lõpetada, tundub mulle. Pane ise oma edu kriteeriumid paika, see, et mallest, kallest või kellestki parem olla. Mulle meeldib see ütles, et ära ole kellegi, et ei maksa olla kellegi koopia, see koht on juba võetud, et parem on olla ikkagi iseenda originaal. Ja seda iseenda originaalsust saabki luua endale võttes teadlikke hetki ja minu lemmiktegevus tegelikult on see, et kutsuda iseennast kohvikusse, pakkuda endale parimat kohvi ja saiakest või mingit praadi ja teha iseendaga selliseid aeg-ajalt selliseid nagu vestlusi või nagu, kus sul ei ole nagu midagi muud, ainult sa ise, su hea tass kohvi, su märkmik ja su enda mõtted. Nii et kutsuge ennast kohvikusse ja pidage maha üks koosolek ja olge koosolekul iseenda vastu alati lahke. Lahke ja aus. Ja aus ka just. Ja, aga lahke ja. Lahkust on tänapäeval maailmas vaja
oluliselt rohkem, kui seda praegu on. Ja ennekõike tõesti, issand Signe, mulle nii meeldis see mõte, ole iseenda vastu lahke, sellepärast et lahkena arvan ma on oluliselt kergem olla õnnelik ja kui inimene on õnnelik, siis ta ei karga ka teise inimese hõlma kinni. Nii et aitäh sulle. Aitäh, Kris, sulle kutsumast. Ja kallis Inspiratsiooniraamatukogu sõber, soovin sulle siis lahkust, õnne ja häid eesmärke ja oskust ja tahet ja julgust unistada. Ja tõesti, ma ei mäleta, kes see ütles niimoodi, Ameerikast on see tulnud, et ega seal tegelikult vahet ei ole, kas sa unistad suurelt või unistad väikeselt, et siis juba suurelt. Nii et võta nädal, vii ennast kohtingule, me kohtume järgmisel neljapäeval.